Meie lennuk väljub kell 2 ja lennujaamas võiks olla vähemalt 2 tundi enne väljasõitu. Jass, väike arvutusülesanne. Mis kell me siis lennujaamas olema peame? See on ju lihtne. 2 miinus 2 on 12. Me peame olema seal täpselt lõunaks. 2 miinus 2 on 0. Sul on õigus, Jass, aga kell ei saa ju 0 olla. Kell 0. Aga miks me seal üldse nii palju varem kohal peame olema? Me ei tea, kui pikad järjekorrad lennujaamas olla võivad. Mitmed lennud väljuvad samaaegselt ja see tähendab ka, et korraga on lennujaamas rohkem inimesi. Nii et parem on olla varem kohal. Siis meil on piisavalt aega, et anda ära oma pagas ja julgestuskontrollist läbi minna. Lapsed, ongi aeg asju pakkima hakata. Juss ja Jass, minge peske kõigepealt oma hambad ära. Nii, siin meie kohvrid ongi. Hakkame aga pakkima. Ema, mille jaoks need kilekotid siin on? Kõik käsipagasisse minevad vedelikud peab pakkima suletavatesse 1-liitristesse minigrippkotti. Ükski pudel, mille käsipagasisse paned, ei tohi olla suurem kui 100 milliliitrit. Näete, ka mina panin oma šampooni ja balsami hoopis väiksematesse potsikutesse, sest nende tavalised pudelid olid palju suuremad. Kus kohast ma neid kotte saan? Need näevad nagu välja nagu need, millest on suvel mustikapannid. Selliseid kotte saab osta pakendikeskusest või mõnest teisest poest. Ja kui kodus tõesti selliseid suletavaid kotte ei ole, siis on võimalik neid osta lennujaamast. Veel üks põhjus, miks peaks lennujaama varem kohale minema. Ema, kuhu me paneme kohukesed mee ja pasteedi, mille me pidime onu Indrekule Saksamaale viima? Ma võin neid oma seljakotis kanda. Juss, see on hea küsimus. Ma pole päris kindel. Aga kontrollime igaks juhuks enne üle ja helistame lennujaama. Nemad oskavad meid kindlasti aidata. Tere! Mul tekkis küsimus paari toiduaine kohta. Kas ma võin käsipagasisse pakkida mett, pasteeti ja kohukesi? Kohukesed võib panna käsipagasisse. Tavaline kohupiimapasta tuleb panna ka äraantavasse pagasisse, nagu ka pasteet. Kas mesi on vedel või kristalliseerunud? See on osaliselt vedel. Siis pakkige see kindlasti äraantavasse pagasisse. Sel juhul on kindel, et turvakontrollis ei teki probleeme. Kui tekib veel küsimusi, siis alati saate lennujaama kodulehelt ka järgi vaadata. Suur aitäh teile abi eest. Head aega! Ema, aga reisidokumendid, kas minu ID-kaart on sinu käes? Just, see mul oligi meelest läinud. Siin nad ongi. Ma eelmine nädal kontrollisin veel üle, et kõik dokumendid kehtiksid. Kohe tuleb takso ja siis saame hakata lennujaama liikuma. Jõudsimegi kohale. Anname kõigepealt oma äraantava pagasi ära, sealt saame oma pardakaardid ning siis läheme julgestuskontrolli. Mis on pardakaart? Pardakaart on nagu bussipilet. Sellega lastakse meid lennujaama sisse ja pärast ka lennukile. Oi, kui hea, et me varem jõudsime. Siin järjekorras on nii palju inimesi. Tere! Mina olen Kristo ja ma töötan lennujaamas. Kas te lapsed teate, kuidas julgestuskontrollist peab läbi minema? Ei tea. Pole hullu. Ma seletan teile tähtsamad reeglid ära. Esiteks, et kontrollist kiiremini läbi saada, palun võtke juba oma joped, mütsid ja sallid ära ja pange need eraldi kasti, nii et kergemad asjad on allpool. Siis on kindel, et need ei kuku kastist välja ega jää kuskile kinni. Teiseks, palun võtke käsipagasist välja kõik vedelikud. Ma loodan, et need on teil juba kenasti pakitud. Jah, me pakkisime oma vedelikutopsid juba kodus kilekotti. See on väga hea. Kott peab olema taas suletav ja iga reisija kohta ainult 1 1-liitrine kott. Kolmandaks, kas teil on kotis elektroonikaseadmeid? Süle- või tahvelarvuteid või fotoaparaat? Juss, sinul on kotis tahvelarvuti. Võta see juba välja ja aseta kasti. Ma panen enda arvuti ka sinna. Nüüd kotid ka veel eraldi kasti ja võitegi edasi liikuda.
ükshaaval, eks? oi, ma unustasin oma püksirihma ära võtta. Siin on ju metallist pannal. Vabandust. lapsed, oli ju hea, et me tulime varem läbi kontrolli. Võtame nüüd oma asjad ja läheme otsime üles värava, kust meie lend väljub. palju meil veel lennuni aega on? Nii ligikaudu tund aega. Saate veel isegi üle poole tunni mängumaal mängida. Kas lähme? mängima! Mina tahan mängida. elas kord üks muinasjutt, see muinasjutt sai läbi.